Tervist kõigile! Täna me räägime, nagu te thumbnailist nägite, Eesti kõige halvimast räpparist. See on liialdatud, palun ärge võtke seda, kui sellena ma vihkan kedagi või et see on actually Eesti halvim räppar. Mängime teiega mängu Kahooti. Vastuse variant 1, Väike Pede. Vastuse variant 2, Lil Dill. Vastuse variant 3, Villem Trinlem. Viimane valik, Baby Lost. Make your choice now. Ja võib-olla saad 100 eurot. Okei, mind ei koti, ma ei anna teile mitte kellegele 100 euri. Aga ühesõnaga, kui sa valisid ükskõik millise nendest, siis vale vastus sul ei ole õigus. Tänases videos on juttu ainult ühest inimesest. Chillinist. Enne kui ma videot alustan, siis ma ei ütle kellegi kohta, et on mingi sitt räppar või halb räppar, see on lihtsalt minu arvamus kellegi teise muusika kohta. Samamoodi nagu Lil Dilli videoga, kui sa oled ilge fanboy, fangirl ja sa ei suuda taluda seda, et kellelgi teisel on erinev arvamus sinust, siis täitsa hea meelega tõmbana. Also põhjus, miks mul see mikker täpselt näo ees on sellepärast, et ma ei peaks seda kuradi riidest kondoomi enda näo ees kandma. See on väga ebamugav. Full face reveal on 1000 suubi. Põhimõtteliselt, kui te olete natukenegi olnud kas SoundCloudis, TikTokis, Spotify's viimase, ma ei tea, poole aasta, umbes aasta jooksul, siis te kindlasti olete kuulnud Chillinist. Põhimõtteliselt üks järjekordne SoundCloudi räppar, kes arvab, et nagu he is the shit. Ma tavaliselt ei ole video algustes juba nii kettas, aga nagu selle skripti kirjutamine ajas mind nii endast välja, et ma ei tea, ma ei viitsi väga kaua lihtsalt vatrata mingist kuradi täiskasvanud mehest, onja. Nii et loeme osasid ta laulusõnu ja äkki oskate ise mingi arvamuse temast moodustada. Tervet laulu ma teile ette lugema ei hakka, kui tahate seda teha, siis link on siin. Ma loen lihtsalt ette kõige mahlasemad lirikid. Kõik järgnevad lirikud on laulust S-klass, mis on ta kõige striimitud laul Spotify's minu teada. Ma kõnnin läbi öö, ma kõnnin kuni hommik tuleb. Nii palju bensu siia senne, et ma kõnnin unes. Nii palju bensu, see on S-klassi kokkutulek. Ma arvan, et su 13-aastased, maks 13-aastased fännid ei tea isegi, mis need siin on. Aga ma ei tea, no see on hästi äge, see on hästi cool, davai, let's go! See on täpselt sama nagu teised, kus on iseloom. Ma olen 2-meetrine gorilla. Ma olen ise loom. Aastariim. Sain just kuuse all heedi, see on jõuluime. Ma ei saa aru, miks on vaja nii palju kuradi inglise keelt toppida laulu, mis peaks eesti keeles olema. Nagu pool seda paska ei ole isegi nagu loogiline. Miks ei saa panna, sain just kuuse all pead. Nagu see ei tee mingit vahet, see ei pane siin nagu, see kui sa inglise keeles paned selle, see ei tee siin kuidagi lahedamaks. Veel näiteid sellest nagu ülekasutatud nii-öelda inglise keelest. Kui spendin cash'i, siis kohe selle tagasi teen. Mul ülisuured jalajäljed, ma olen big stepper. Mul Louis pläitud, näed välja nagu King Pool. Smoke and gelato, Joan sees on regatt või jone või... Jone, okei, whatever. Ma ei tee savu. Ja kes on Eesti heavy smoker, you already know. Ma olen tripped out, väga swaggy motherfuck. Loomulikult selles laulus on see infamous lyric, mida ma arvan, me kõik oleme kuulnud. Mingi tšikk tahab sülge muga vahetada. Mul pole aega praegu, sorry. Mul on kakahäda. Kas see on Eesti muusika või? See on nagu hea muusika tänapäeva standardites Eestis või? Fucking kakahäda. Selle laulu lõpetuseks. Õps ütles, et must ei saa sittagi. Fuck her, sulgudes käi vittu. Mul on tunne, et keegi sai natuke haiget. Ma loen järgmisest laulust ainult ühe rea, sest et ma tahan anda väikest teaserit järgmise video jaoks. Tegu on siis Loutiga. Laute. Sellest vennast, oi, mul on terve video juba planeeritud tema kohta. Tema alustab enda värssi selles laulus reaga. Ma hakkan kohe küpsetama, ma vajan põlle nüüd. Natuke kellid alla poole. Paks litstuda. Kui see on kukkimine, siis ma ei tea. Põhjus, miks selle skripti kirjutamisel ma läksin nii endast välja, oli sellepärast, et sellise pealkirjaga laulus on järgnev rida. Valmistage ennast selleks, palun. Spitin tuld nagu lohemees, su jutt on jääkülm. Keegi päästke Eesti muss, ma olen nagu hää küll.
jutt oli päästmisest, mitte täiesti ära nussimisest ja selle veel hullemaks tegemisest. Nagu at this point see vend ei saa nagu for real olla. See ei ole võimalik, et ta päriselt arvab seda. Nagu tal peab olema mingi erinev persona enda lauludes versus nagu kuidas ta päriselt IRL on. Sest et nagu osad, ma ei tea, TikTokid, kus ta on olnud, ta näeb natukene normaalsem vähemalt välja, ei tundu selline nagu kaagutaks kogu aeg iga väikse asja kohta. Ma ei tea, tänapäeval on see räpimaailmas hästi cool ja äge, kui sa kogu aeg kaagutad, ma ei tea, oma kuradi tabletidest ja kus ma nägin. Poppisin pilli ja laval on mul kõrdis silmad. Lõhnan nagu saba, kui mu peal on Tom Ford. See on nii äge, fuck off. Okei, ma ei tea, äkki ma saan mingit osa sellest lasta. Reaalselt nagu mingi esimesed 20-30 sekundit sellest laulust on tema lihtsalt nagu mounimas mikrisse. Nagu reaalselt kõlab nagu ta pihuks selle mikri taga. Minu arust nagu, kui sa lähed tagasi ta vanemate laulude peale, siis nagu mingit erilist improvement'i nendes ei ole. Nagu, kui sa nagu alles alustad ja noh, loomulikult sa ei ole mingis asjas kohe perfektne, samamoodi nagu minu vanemad videod on nagu puhtalt sitad. Aga nagu mingi rohkem kui aastaga ma ei näe selles vennas nagu hullu arengut. Leidsin Redditist ühe täitsa hea threadi. Keegi küsis, et mis arvate praegusest Eesti räpimaastikust? Viimasel ajal on ilmunud palju uusi nimesi. Marigiela, ma ei tea, Chillin, Louti ja nii edasi. Kuidas suhtute nendesse? See kogus räppareid, mis viimastel aastatel on ilmunud, räägib nii mõndagi, kuidas üleüldse Eestis on täielik defitsiit reaalsete artistide järgi. Ainult ilmub mingit SoundCloud rämpsu, võtaks siis kitarri kätte, harjutaks reaalselt vokaali ning teeks enda eluga midagi, aga ei, nagu alati. Su luud võtab mult suhu, mul on Ferrari käes on AK-47 ja teise käega ta nõhu palja või mingi selline siit. Soome Eurovision would like to know your location. Ühesõnaga, kuulake teda kui tahate, ma otseselt ei heiti, see on lihtsalt minu arvamus. Minu arvamus on see, et su muusika on sitt, aga see on minu arvamus, ära võtta seda südamesse. Inimestel on oma arvamused. Okei, aga video lõpetuseks. Jällegi, ma ei vihka kedagi, keda ma selles videos mainisin. Lihtsalt minu arvamus ja meelelahutuseks natukene mõnest kohast liialdatud. Järgmine video, kui ma just väga kaua ei viivita sellega, tuleb Loutist, vaata kuidas sellel videol läheb ja pärast seda ma loen teie kommentaare. Nii et feel free to jätta igasugust saasta nendesse kommentaaridesse siin. Ma loodan teid näha järgmises videos, kas järgmine nädal, ülejärgmine nädal. Nii et jah, aga aitäh teile kõigile vaatamast.